siis antakse süüa ja söögikoht on ka praegu olemas siin. Kes tahab, võib nüüd ilusaid kooke saada. Üks väike aps ja läks mul see filmi tegemine perse raisk. Midagi teha pole siin. Mis saab kurat võtta? Auto juurde ka praegu kilomeetri maad minna, no ma ei tea, kuidas sinna saab minna. Valdi, sa oled kohe tulnud selle gitarriga ka siia või? Mängi. Mängi sa? Mängid gitarri ka või? Ah soo? Ei, ma ei saa kodu ka minna kuidagi. No kus sa lähed, oleks tee korras, ma käiks kodus ära. Sa saad sellega ka teha väga hästi. Ei, no asi on selles, ma tahtsin terve kuradi selle kontserdi ja... Aga sellega saad ka terve kontserdi. Ei saa midagi, millega? Selle samaga. Võtta peale. Me teeme Haapsul laulu, teeme ühendatud pundiga. Ma mängin gitarri ja laulu. Ah soo? No see võtta kindlasti peale. Sest tuleb jube vägev hitt tuleb. No davai, eks ma proovin.
lõpetuseks mängime jälle siis ühe ilusa romantilise valsiloo meie naaberkülast, Matsuri külast. Oli üks selline pillimees nagu Kõivo Kolli, öeldi tema kohta. Ja tema veel, kui meie Setumaale kolisime 12 aastat tagasi, siis tema oli külapidudel kõige kõvem pillimees ja vist 5- või 6-kordne Setumaa meister. Ja tema järgi me oleme mitmeid lugusid õppinud ja see oli selline valss, mida tema alati Setu külapidudel mängis.
No nii, kallid sõbrad, teie ees oli Markus Vokk. Kui ma ennist rääksin teile žüriist, siis nemad teevad oma panuse, et arvavad ära ja ütlevad, kes võiks olla see kõige parem pillimees. Aga, kallis rahvas, ka teil on oma osalus siin. Tehke võimalikult suur aplaus Markus Vokile ja siis me saame teada, milline on tema toetus. Ja aparaat näitab meile, kas on detsibillidest või? 76,1. Nii et aitäh sulle, Markus. Palun žürii liikmed, olge head, pange kirja 76,1. Aga järgmine mees on hoopis vanem härrasmees, kohalik mees. Tema nimeks on Valdi Kristovald. Ja tema mängib meile lood. Esimeseks on Metsalillede Popuri ja teine on Tuulepoiste Jenka.
vastas, et vene pildil on klapid hulga kaugemal ja siin paned sõrme vahest vale koha peale üles. Aga pole hullu. Aga nüüd tuleb üks tuuleposti jenka. Valdi Kristovald. Esimeseks looks tuleb Aivar Teppo mängitud Austria valss. Istun siis Laikmaa haua peal ja või pingi peal, Laikmaa pingi peal ja jätame siis vanaga hüvasti. Las ta puhkab siin rahus. Sõjaaeg ta siia maeti ja et oli meil selline kunstnik siis. Ahaa, tema on sündinud 1886. Oota, ta oli 86, ta oli päris vana mees, kui 42. aastal suri, ega ta päris noor mees ei olnud siin midagi. Noh, sellised asjad siin. Siin on tema pingike tehtud, kus ma praegu suitsu tegin ja ilus väike pingike ja siin saab mõelda. Mis ta oli veel kunstipedagoog? Ah soo, vaata mis mees ta veel oli. Rohkem ei oska siin praegu midagi öelda. Lähme siis tagasi.
siit viib Kuuskede allee tema aua juurde, tema maja juurde. Ja ma arvan, et need kuused on vist istutatud sellel ajal, kui ta siia maeti. Vot selline asi on siis. Aga siia keset teed on selline arupuu, mina ei teagi, mis puu see on. Siia keset teed kasvama jäänud. Raabast on ikka siin nii palju käinud, et kuuse juured on kõik väljas. Noh, laikama. Eks need kunstiinimesed ja need käivad siin. Lähme siis tagasi, vaatame, mis lõõtsamehed seal jälle mängivad. See kannab nime Lõõtspill naljatab.
Alustan siis seda lõõtspillimängijate võistluplokki ühe täitsa traditsioonilise lõõtspillipalaga, mis on siis pärit Vana-Võrumaalt, mis ongi siis lõõtspilli ja lõõtspillimuusika häll. Ja see lugu on tuntuks mängitud eelmise sajandi kõige kuulsama lõõtspillimängija Karl Kitka poolt ja ära ilma valukaeba.